Sa oled kuulamas ja vaatamas podcasti Elukindel, tuumakat saadet enesearengust ja elumuutustega toimetulekust. Minu nime on Karl Teichmann ja minuga koos on siin Maria Tammesalu. Tere, Maria! Tere, Karl! Täna on meil järjekorras 19. saade ja see saade tuleb võimu teemal. Meil on külaline ka. Ja meie külaliseks on täna Kati Lõbu. Tere, Kati! Tere, Karl, ja tere, Maria! Ütle enda kohta tutvustuseks paar sõna. Mina olen superviisor ja coach ja varasemalt olin ka jurist ja see võimu teema on aastaid mind paelunud. Ja Karl ja Maria on minu kursament ja kursaõde. Nii et me ju tunneme juba ammu. Aitäh, et te kutsusite mind siia. Ja just, et me oleme koos õppinud ja teie teete koos võimu töötuba. Ja see on ka üks selline baasmaterjal, mille pealt me täna siis räägime. Ja ma peaks ütlema, et see on nii hea oli selle kõik ette valmistada, sest ma ei ole tõesti varasemalt seda võimu teemat enda jaoks niimoodi läbi mõtestanud. Ja tegelikult meie eelvestlusest selgus ka see, et valdav enamus inimesi ei ole seda teinud. Ja see on super hea põhjus, miks me täna siin sellest räägime. Ja ma usun, et ka sina seal teisel pool võib-olla ei ole üldse mõelnud selle peale, et mis see võim on, et kas sul on võimu ja kui palju seda on, et siis loodetavasti täna sa saad tee otsa enda jaoks lahti teha ja avastada, et kuidas selle võimuga ikka lood siis on oma elus. Ja ma lisaksin siia juurde täienduseks, et tõesti, et me oleme Katiga seda võimuteemat nüüd uurinud siit ja sealt nurgalt ja teinud mitmeid võimuteemalisi töötube ja mis meid võib-olla siis ka siia natuke tõi täna sellesse teemasse uuesti ja podcasti kujul on see, et me oleme siis alustamas sellist pikemat võimuteemalist arenguprogrammi. Et siis kuidagi tõesti mitte ainult endale jätta kõike seda, vaid koos inimestega kogeda läbi ka seda, et mida see võim siis tähendab ja kuidas seda enda kasuks tööle panna. Ja sellest siis lõpus räägime pikemalt, et mis see endast kujutab. Aga siis juhatame inimesed teemasse kuidagi sisse, et mis värk seal võimuga üldse on ja hakkame kuidagi minema. Ja ma näen, et mul on lihtsalt esimene küsimus siin kirjas see, et miks sellest võimust peaks üldse rääkima? Võim on meil kõigil olemas. Aga tihtipeale ongi, et inimesed ei mõtle selle peale, ei teadvusta ja kui sa kasutad võimu niimoodi, et sa ei teadvusta seda, siis tegelikult sa võid ületada võimu piire, võid teha liiga teistele inimestele ja ka keskkonnale. Ja kui sa ka alakasutad, siis on samamoodi probleemid, kui sa nagu ei tee otsuseid näiteks. Ja seetõttu see on üks eneseteadlikkuse osa, et kuidas oma võimu kasutada. Ja võib-olla siit lisada seda, et see võimu teema tundub enamikele inimestele, ma arvan, et kaasarvatud meile ka, ja eriti mulle, kuna ma ei ole seda töötuba teinud, eks. See on hästi ilmselge, et võim on ju võim, et tahaks kuidagi ise enda kaudu seda defineerida. Ja siis, kui keegi küsib, aga mis see võim siis täpsemalt on, siis ma jään natuke hätta, et vaata, see on see, kui ülemus su peale karjub, et see on nagu võimu liigkasutamine. Et see ongi see, et kuna sellest teemast väga ei ole räägitud ja ei räägita avalikkuses, siis see tundub kuidagi siuke ilmselge ja selline, et ma ei oskagi nagu selle kohta midagi öelda. Ja teine põhjus on ju see, et tõesti võim on kusagil kellegil, aga mina ja võimukas või võimekas või mis iganes see omadussõna sealt võimust nagu peaks kooruma, et seda ei oska kuidagi endaga seostada. Ja siis võib-olla see üks põhjus veel, mis selle võimu teema natuke selliseks ebapopulaarseks teeb, on see, et võimuliialdused on ju need, mis ajakirjandusest läbi käivad ja avalikkusest ja see kuidagi jätab sellise halva maitse suhu, et need, kes on nagu võimu juures, et nemad on just kui halvad inimesed või et see, et kui sa saad võimu, et siis see ilmtingimata tähendab seda, et sa kuidagi korrumpeerud mingis mõttes, kas moraalselt või rahaliselt või ühesõnaga kasutad ära oma positsiooni. Ja me tahaks täna näidata seda, et see teema on palju laiem, et see ei ole lihtsalt see, et sa oled poliitik ja oled midagi nii-öelda valesti teinud, vaid et see on palju laiem ja see puudutab iga ühte meist ja on hästi oluline õppida tundma seda, et mis see võim nagu enda puhul siis üldse tähendab.
ja see on nii huvitav, et sa tõid just selle negatiivse poole sealt välja, sellepärast et see, mis me Katiga oleme kogenud, ongi see, et tegelikult iga kord on natuke isemoodi, kuidas see seltskond, kes meile on näiteks töötuppa tulnud, et kuidas nemad võimu mõistavad. Et vahel on need hästi positiivsed sõnad, mis sealt tulevad, noh, nagu ma ütlesingi, et võim järelikult võimekas näiteks või midagi taolist, aga vahel on nad hästi sellised nagu traumaatilised ja tihti on ka nii, et ega grupi mõju on ju ka oluline ja noh, nagu te teate, eks ju, et tõesti see, mis grupis tuleb, on kuidagi seal oluline ja siis seal hakkavad tekkima mingisugused uued mõtted võib-olla ka, nii et kui mõni hakkab grupis seda võib-olla ka negatiivsemat poolt tooma, siis ta tegelikult annab nagu teistele loa, et teised saavad ka avada võib-olla endas seda mingit valusat kohta, on ju, et siis on hästi huvitav, kuidas just vahel tulevad need negatiivsed asjad välja. Jaa, et kui ongi töötubades, me küsime osalejate käest, et kui sa mõtled võimu peale, siis mis märksõnad sul tulevad ja palume need märksõnad tuua tahvlile, siis see ongi, osad märksõnad korduvad nendel kohtumistel, aga osad on täiesti erinevad. Ja see, et mida inimene ise on kogenud võimuga seoses, see mõjutab kindlasti ka palju, mis need märksõnad tema jaoks on. Ja kui ma lihtsalt vaatan seda, mis meil siin kirjas on, siis Kati, seda sa juba alguses natuke välja tõid, et miks on oluline võimust teadlikuks saada. Et siis sa saad tegelikult palju rohkem ja laiemalt aru, et mis see su mõju siin elus on, eks. Aga vaataks võib-olla veel seda aspekti siin, et mis on veel need olulised kohad, et miks peaks teadvustama, et mul on võim, sul on võim ja sul seal teisel pool, kes sa kuulad ja vaatad, on ka võim igapäevaselt tegelikult olemas ja käes. Et miks seda peaks teadvustama? No tegelikult sa ise juba vastasid, eks ju, et see, et igal ühel on, juba see ongi see põhjus, et ja me ei mõtle sellele ja me ei mõtle sellele, et need tegevused, mis me teeme, need viisid, kuidas me käitume, kuidas me nagu teistega oleme, me igal juhul seda võimu kasutame, olgu siis teadlikult või alateadlikult, et kui me seda niigi juba teeme, siis tegelikult on ju väga oluline, et seda veel teadlikumalt teha, sest muidu, nii nagu sa Kati ütlesid ka, et me võime teha siis teistele vahel haiget, lihtsalt oma teadmatusest ka. Just. Ja see ongi ka just väga palju mõjutab sind ennast, kui teadlik sa võimust oled, et kas sa oskad neid oma näiteks neid kompetentse, tugevusi teadlikult ära kasutada ja teha otsuseid oma elus karjääri suunas ja kõike seda, et see ka sina ise, kuidas sa kasutad seda? Et võimu tundmises minu meelest on nagu lihtsalt nii suur potentsiaal, et kui ma tean, milles ma olen hea, mis mul hästi välja tuleb, ma oskan seda kasutada, ma oskan seda ka presenteerida, mitte ainult ma ise ei laula väga kaunilt seal duši all, vaid ma oskan seda ka maailmale nähtavaks teha, siis tegelikult see positiivne tulemus, mis mind ennast kuidagi nii elevile ajas, kui me sellest enne rääkisime ja kui ma selle enda jaoks kuidagi ka sõnastasin ja kirja panin, et tõesti, et see ongi see üks väga hea viis, kuidas seda reaalsust endale soovitud suunas teadlikult kujundada. Et sa saadki sellist oma soovitud elu siis luua tänu sellele, et sa tead, kuidas oma võimu kasutada. Just, sest võim on ju alati seotud mõjutamisega ja kui sa oled teadlik sellest, kuidas sa mõjud ja teisi mõjutad, siis sa saad tegelikult läbi selle ju kokkuvõttes elus seda, mida sa tegelikult tahad. Jah, ja ma räägin sellisest elutervest mõjutamisest. Et eks me jõuame selle juurde ka varsti. Ja eks vaata, see võim on ju seotud ka sellise julgemise ja julge olemisega. Et ma julgen oma võimu kasutada ja oma sellist mõju avaldada. Absoluutselt. Jah. Et see on julgus ennast juhtida mingite tulemuste poole, julgus valida, julgus otsustada, julgus mitte ainult mõelda, vaid ka teha. Et ja seal on nagu väga palju julgust on võimuga seotud. Jah, ja tegelikult vaata, võim on ju seotud ka sellega, et kuidas ma ennast üldse nagu defineerin elus, et mis on see mu identiteet, et näiteks töörollis või siis ka eraelus, lapsevanemana või kaaslasena, et kuidas ma ennast defineerin, et see on see vana hea kuulus näide sellest NASA koristajast, on ju. Et tema oli see, kes aitas kuule inimesi saata, et ta ei olnud lihtsalt koristaja.
et tema see identiteet oli hoopis teisel tasemel. Et tema nägi, et tal on tegelikult väga palju võimu, et tema tegevus igapäevaselt mõjutab seda, et inimesed lõpuks jõuaksid kuule. Jah. Ja mul on sellistes hetkedes, kus inimene tunneb ennast väga nagu nõrgana või võimutuna. Ma olen kasutanud seda näidet vahele, et olgu on ju. Sa arvad, et sa kuidagi oled siuke nõrk ja väeti ja hädaline, eks ju, aga et kujuta nüüd ette, et see roll, mida sina täidad või see funktsioon, mida sina täidad, et ühel päeval seda mitte keegi ei teeks. Ja nüüd kujuta ette, et nädal aega keegi seda asja mitte keegi ei teeks. Mis siis on tulemus? Ja siis on 3 punkti, eks ju. Just. Et see ongi see, et kui me loome selle kujutluse, et me võtame justkui selle asja siit maailmast ära, et mis siis saama hakkab? Kas need klotsid püsivad püsti või siis hakkab kõik värisema? Tahad sa äkki veel midagi lisada just selle koha pealt, et miks on oluline see võimu enda jaoks teadvustada või liigume edasi? Liigume edasi siit. Väga hea. Siis ma arvan, et võikski võtta selle definitsiooni koha, et mis see võim siis on. Et natuke pusisime selle kallal, aga ma arvan, et me jõudsime mingisuguse sellise konsensusini, et mis ta siis on. Et Kati, kui sina püüad seda sõnastada, et mis see võim sinu siis sõnastuses võiks olla? Võim on võime ja suutlikkus mõjutada teisi inimesi ja keskkonda, ka organisatsioone, enda ümber. Ja me vist rääkisime sellest natuke abstraktsemalt ka, et võim on siis suutlikkus mõjutada süsteeme. Jah, süsteeme, aga süsteemid on ka ongi meie ümber igal pool. Just. Meie perekond, meie, ma ei tea, meeskond, kus me töötame, organisatsioon, kus me töötame, need kõik on süsteemid. Jah, et see on nagu võime ja mõju, et need 2 sellist märksõna jooksevad siit läbi. Ja tihti see, mida siis inimesed mõtestavad võimuna või võimu all mõistavad, on ikka väga tihti nad tegelikult räägivad sellest mingist tulemusest. Mingisugusest kogemusest, kui sa enda nahal kellegi võimu koged või kujutavad ette seda, et kui ma oleksin väga võimukas, mismoodi ma seda ennast võiksin näiteks tunda, et ma ei tea, ülbus ja mingid sellised asjad hakkavad tulema, et see on nagu hästi-hästi huvitav. Aga et sellist laiemat pilti enamasti ei nähta. Jah, sest vaata, kui me ka ette valmistasime, siis ega ma jäin ka jänni selle definitsiooniga, siis mul hakkasid ka mingid näited lihtsalt tulema, et kus mulle tundub, et keegi on ülekasutanud võimu või alakasutanud, aga see, et proovi nagu selgitada, mis see võim siis on, see tundub täiesti selline nähtamatu asi. Jah, et seda kuidagi püüagi kinni. Ja me oleme hästi tihti tegelikult ise ju öelnudki võim ehk mõju tegelikult, et me olemegi ta nagu võtnud siis võib-olla kokku. Ise teadlikult võib-olla definitsiooni otsimata ja just lubades nagu inimestel sellega hästi palju mängida, et mis see sinu jaoks siis tähendab see võim, on ju? Aga võtame siis praegu selle aluseks, mis sa Kati tõid, on ju, et võim on siis suutlikkus mõjutada süsteemi ja see süsteem võib olla siis perekond, töökollektiiv, laiem maailm, mis iganes. Jah. Ja ma jäin lihtsalt korra mõtlema seda, et kuidagi läksin siit juba mõttega edasi sinna, et mis meid võib-olla kõige rohkem mõjutab selles osas, et kuidas me võimust mõtleme. Ma läksingi siit juba definitsioonist nagu edasi, on ju. Et ikkagi need kogemused, kus me oleme ise võimu kogenud, on ju. Too mingi näide. Ma tean, et vaata töötubades te palute inimestel vaadata oma minevikku, lapse hea kogemusi, et äkki sa natuke seda räägid, et mis sealt on välja tulnud? Ja me palume töötubades inimestel vaadata oma varasesse lapsepõlve ja et kuidas nad tajusid siis võimu ja kes siis neid inimesed olid, kes nende osas võimu kasutasid. Ja sealt tuleb muidugi, et lapsevanemad, siis on lasteaias kasvatajad, õpetajad ja koolis õpetajad, et see on, ja siis me palume mõelda ka selle peale, et kuidas need kogemused mõjutavad teda nüüd täiskasvanu elus ja tema enda võimu kasutamist, et linkida ära seda lapsepõlve
ja enda kogemust nüüd sellega, et kuidas sina ise võimu kasutad. Et see võib olla küll väikse lapsena juba koged seda, kuidas lapsevanem või vanavanem või siis tädid, onud või ka õed ja vennad võivad päris võimukad olla jah, et näidata oma võimu. Ja samas vaata, see võib ju lapsepõlve kogemus ka selline olla, kus sa ise tunnen, et sul oli võimu ja sa said nagu ennast kehtestada. Ja, et see mõte, mis ma tahtsin jagada siin sind praegu kuulates on ju, see oli see, et kuna võimust ei räägita väga palju, seda võimu kasutamist ei õpetata, võib-olla kusagil keegi natukene, aga printsiibis on ju, siis ega ei jää nagu muud üle, kui tegelikult ju õppida oma kogemuste pealt ja õppida nende eeskujude pealt, kes meil on. Ehk et korra sulle ka sinna, kes sa kuulad ja vaatad, et kus on need eeskujud, kelle pealt sina oled õppinud seda, ma ei tea, inimeseks olemist, enda võib-olla kehtestamist või oma sõnumi maailma viimist või teiste juhtimist või kellegi juhendamist või suunamist, et see kõik väga palju mõjutab. Ja kes tahab kuidagi eriti saa vastust enda sees otsida, siis pane praegu see podcast pausile, võta paber ja pliiats ja kirjuta välja, et mis sulle tuleb, mingisugused varasemad kogemused oma lapsepõlvest, kasvamise east, et kes olid need inimesed, kes kujundasid sinu arusaama võimust ja kuidas see arusaam praegu sinu igapäevases elus väljendub siis. Ja võib-olla selle teema siia otsa veel ka see liita, et psühhoanalüüsis on ju ka see klassika, et need inimesed, kellel on probleem võimu esindajatega, politseinikud ja turvamehed ja kõiksugu muud tegelased, kellel on nii-öelda ühiskondlikul tasemel ja niimoodi formaalselt võimu, et nendel on üldiselt isaga mingisugune probleem. Et see on nagu psühhoanalüüsis üsna niimoodi mustvalgelt ära seotud, et isa on selline võimufiguur ja selline reeglite õpetaja elus ja isa puudumine ja olemasolu ja see isa selline olek üldse maailma ja kõige suhtes hästi palju mõjutab seda, et kuidas me siin kasvame, et kas me tunneme, et ma ei tea, politsei on vajalik osa ühiskonnast ja ta aitab meil siin struktuuri hoida ja turvalisust tagada või see on mingisugune asi, mille vastu peaks võitlema, sellepärast et mulle pole vaja mingeid reegleid siin. Või siis lihtsalt siit võtan otsa üle ja kutsun kaasa mõtlema, et kui sina liikudes tänaval näiteks näed politseiautot või politseiniku, mis on sinul esimene mõte, mis su peast nagu läbi käib, on ju. Et kas see on see, et jess, abiline on ju, või et äkki tegi midagi valesti, on ju? Just. Ja poes turvameestega samamoodi. Ja ma olen enda puhul ka märganud, et kuigi ma seal poes pättust ei tee, siis iga kord, kui turvamees mööda läheb, siis väike jõnks käib seest läbi, et kas kõik on hästi ikka? Ja. Traumad. Nii on. Selles võttes minevik kõneleb mu kehas sel hetkel. Ja. Et sa võid isegi peaga ju nagu aru saada, kuidas asjad on ju, aga et kuidas su keha reageerib. Just. Et ega seda ei varja. Just. Jaa, aga tead, elevandi söömisega on niimoodi, et see tuleb ära tükeldada, sest see ei mahu suhu tervikuna. Ja kuidas siis võimu uurimist alustada? Et mis võiks olla need tükid, mida me võiksime siis vaadata ja siis sina seal teisel pool saad ka kaasa mõelda ja kui soovi on, siis vahepeal pausi teha, võib-olla kirjutada, et millised on sellised erinevate teemade kaupa need elemendid, kuidas see võim on sinu elus väljendub ja kuidas ta sinna on nii-öelda siis kujunenud. Et võib-olla siis alustame lihtsalt sellest, et me markeerime ära, mis need katusteemad on. Ja. Aga mõtlengi, et kuidas me lähme, et kas me räägime natuke igast ühest eraldi ka juba kohe või? Ma arvan, et võiks kõigepealt need katusteemad ära markeerida ja siis räägime järjest. Jah, et äkki sa, Kati, alustada, mis need 4 sükest olulist jaotust võiks olla? See on nüüd inimesega seotult, siis on kõigepealt ajalooline võim, siis on sotsiopoliitiline võim, siis on isiklik võim ja siis on rolliga seotud võim. Et need on need 4 sellist tükki siis sellest elevandist. Ja vaatame siis neid lähemalt. Et mis see ajalooline võim siis tähendab? Et kuidas see seondub siis igaühega meist tegelikult? Ja sellest me tegelikult natuke juba rääkisime, see ajalooline võim ongi see, et kuidas sa varases lapsepõlves oled kogenud võimu ja kuidas see sind on mõjutanud.
Et see ongi ajalooline võim. Ehk siis mitte nagu ajaloo kontekstis, vaid sinu kujunemise kontekstis ja võim sinu ajaloost. Ja siis see teine on sotsiopoliitiline võim, väga siuke sotsiaalteaduslik sõna. Maria äkki räägib sellest. Et Maria. Ja, see on üks mu lemmikuid, sest mulle meeldib vahel kuidagi seda markeerida, et me oleme et kuhu me oleme sündinud, kellena me oleme sündinud ja mis mõju sellel meile on, et kui sa oled sündinud valge inimesena Euroopasse ja ma ütleks siin kohal isegi veel, et valge naisena Euroopasse, et siis see on kindlasti hoopis teine, kui sündida, ma ei tea, musta naisena kusagile, tooge mingi hea näide nüüd, kuhu on ju? No Brasiilias näiteks. Näiteks on ju. Et see on tihti see privileeg, mida me unustame kuidagi ära, et kõigil ei ole võib-olla nii tore igal pool on ju, aga see on ka omaette võimu atribuut, et sa oled teatud piirkonnas teatud omadustega sündinud, sa ei ole saanud seda nagu ise teadlikult valida, eks ole, ja kuidas see siis sinu elu ja olu mõjutab? Ja võib-olla vaata meil Eestis ongi natuke keeruline seda tajuda, sest meil ei ole klassiühiskonda, et meil on üsna selline lame ühiskond oma struktuuri mõttes ja me oleme kõik sellise talupoja taustaga tegelikult, et need, kes kuidagi püüavad ennast defineerida rohkem niimoodi kõrgemasse klassi, et see tavaliselt tundub natuke naljakas, sellepärast, et meie ühiskonnas lihtsalt ei ole ajalooliselt olnud niimoodi, et on väga sellist suurt kihistumist. Ja sellepärast ma arvan, et Eestis on ka keerulisem tajuda seda sotsiopoliitilist võimu ja sellega kaasnevad igasugu teemasid. Aga näiteks Inglismaal, kus on väga tugev klassiühiskond või Prantsusmaal olnud, et seal on hoopis teistmoodi. Või näiteks Saksamaal, kui Eestis on täiesti normaalne see, et sa lähed oma otsesest juhist mööda, lähed otse tippjuhi juurde ja räägid talle mingist oma ideest või probleemist, siis sellele vaadatakse võib-olla natuke vahest viltu oleneb organisatsioonist, aga see läheb läbi kokkuvõttes. Kinga ei saa. Jah, et sa natuke vabandad, et tahtsin kuidagi, et asjad kiiremini läheks, on ju. Aga kui sa seda Saksamaal teed, siis see on selline pühaduse teotus, et sa sealt organisatsioonist tõenäoliselt lendad varsti. Et see ongi see, et see ühiskondlik taust ikka hästi palju defineerib seda, et kuidas me üldse tajume seda oma sellist võimu, mis meil käes on ja mis ei ole käes. Ja ma arvan, et näiteks reisides on üks võimalus tajuda seda, et kui teistmoodi see võib olla lihtsalt, et sind koheldaksegi näiteks mingis teises riigis hoopis teistmoodi ja siis sa saadki aru, et oota, aga see, et ma olen valge, mul on teatud tüüpi riided seljas ja eeldatakse, et mul on teatud summa raha kaasas, on ju, see hoopis paneb teisi inimesi teistmoodi minusse suhtuma. Just. Ja teine, mida mulle vahel meeldib ka nagu kuidagi mõelda ja vahel ka välja öelda või selle nagu tähelepanu juhtida on see, et väga mõnus on selliseid kõrgeid mõtteid mõelda üldiselt ka soojas ja valges toas, kui sul kõht on täis. Et see tegelikult läheb ka siia alla, et kui sul on teatud tingimused kasvamiseks, elamiseks ja olemiseks, siis on sul ka võimalus tegeleda hoopis teiste tasandite teemadega, kui nendel inimestel, kes päriselt igapäevast tegelevad nagu ellujäämisega, eks ju. Ja kui see juhtub olema nii, et seda on aastasadade ja pikkuselt õnnestunud selles suguvuses teha, tõenäoliselt seal on lihtsalt juba harjumus teatud eluviisidele või millelegi, eks ju, et see võib ka olla veel omaette siis nagu klassiühiskonnas see võimu atribuut. Ja, et võib-olla see viimane mõte selle sotsiopoliitilise võimu osas, mis mul veel meenus, et kui Eestis püüda otsida seda sellist, ma ei tea, klassivahet, ma tegin nüüd jutumärke neile, kes kuulavad, et siis võiks mõelda Ida-Virumaa peale. Et võib-olla nagu Ida-Virumaa on see kant ja need inimesed, kes ei ole aastakümnete jooksul eesti keelt selgeks õppinud, et võib-olla seal on sellist tajumist, et midagi on väga teistmoodi ja et ma olen kuidagi võõrkeha siin ühiskonnas. Et seda on kuskilt niimoodi meedias intervjuudest välja tulnud, et inimesed on öelnud, et nad tajuvad, et nad on justkui teisejärgulised. Aga see ongi see, et kuna mina ei ole seda kogenud, mina olen justkui see jutumärkid selle õige Eesti kodanik, et siis see ongi, et see miski minu kogemusest väline olnud. Ja ma olen neid päris lugusid kuulnud lähedalt.
jah, vist ei too siin praegu ühtegi konkreetset näidet kuidagi, et püsida teemas, aga jaa, et ma arvan ka, et siin see nii-öelda eestlased ja muulased või ma ei tea, kuidas me seda nimetame, eks ju, et meil on ikkagi ju rida tõesti selliseid inimesi, nagu sa mainisid, on ju, et jah, siin kindlasti on need tingimused erinevad ja võimalused on ka selle võrra erinevad, et ja sealt tulenevalt ka see võim siis on nagu erinev, on ju. Ja tegelikult mulle meenus eelmisest aastast üks tööintervjuu, kui ma käisin ja seal ma tajusin kuidagi seda, et et siin tegelikult mul oli mingi eelis, see oli grupi formaadis ja üks osaleja seal, tal oli eesti keel üsna selline kehv ja lihtsalt oli päris keeruline ennast väljendada ja see muutis ka selle intervjueerija natuke närviliseks ja pani ta lauseid lõpetama ja nii edasi, siis ma sain ka aru, et aga see keeleoskus on tegelikult ka selline võimu atribuut, et kui mina räägin suravas eesti keeles ja väljendan ennast niimoodi hästi mõistetavalt ja hästi niimoodi sujuvalt, siis ma mõjun ju tegelikult palju usaldusväärsemana. Ja tegelikult teist inimest ei olegi võimalik niimoodi tundma õppida, sellepärast et see tema eneseväljendus selles hetkes ei võimalda lihtsalt seda ja paratamatult see isiksus jääb natuke selle varju. Jaa, aga isiklik võim? Jaa, siit ongi edasi minna just isikliku võimuga ja see, kuidas sa räägid, milline on su kõne üldse, see on üks osa sellest ja ka see, et kas sa oled pikk, sa oled lühike, kuidas sa mõjud teistele inimestele, kuidas sa lood suhteid ja hoiad neid, kuidas sa reageerid erinevates olukordades, näiteks kui midagi ootamatut juhtub, kas sa lähed paanikasse ja kaotad pea või sa oled rahulik ja hakkad otsima lahendusi, see kõik on isikliku võimu osa. Jaa, et vahel olen õpilastele toonud sellist näidet, et üks inimene tuleb sisse, keegi ei märka. Tuleb vaikselt, paneb vaikselt ukse kinni, hiilib vaikselt oma kohale, tõesti keegi pane isegi tähele, on ju. Ja siis on teine inimene, kes tuleb sisse. Nii, et kõik märkavad lihtsalt. Ei ole võimalik, et keegi ei paneks tähele, sellepärast, et ta tuleb mina tulin, eks ole, tere, vabandust, et ma hilinesin, hakkab peale, on ju. Ja see on ehe selline isikliku võimu kasutamise näide, et ja enamasti need teisena mainitud inimesed, nad ka naudivad seda tähelepanu ja nad teevad sellest nagu mingi nalja ja võtavad kogu selle tähelepanu endale ja see võib olla selles olukorras teiste jaoks tegelikult võimu kuritarvitamine, sellepärast, et neil oli mingisugune ülesanne, võib-olla pooleli parasjagu või mingi mõttetöö või mingi arutelu ja nüüd tuleb keegi ja põhimõtteliselt võtab kogu ruumi endale, on ju. Ja vahel, kui seda teha jällegi, kellelegi mingi üllatus korraldada, siis võib olla see jällegi väga asjakohane selline isiku kasutus nii-öelda. Et tõesti sa tuled, kõik näevad, et sa tulid ja see on võib-olla väga tore ja lõbus, eks ju, nii et sõltub nagu olukorrast, on ju. Kas ma võin siia lisada, mul praegu lihtsalt tuli see, et ja julgus näiteks teisele inimesele silma vaadata. Et on ka inimesi, kes tegelikult ei julge silma vaadata, see on nii ebamugav talle. Kui sa oled väga julgelt vaatad teisele inimesele silma, siis see on samamoodi, kuidas sa oma isiklikku võimu kasutad. Just. Ja võib-olla natuke niisuguseid isiklikke näiteid ka siia tuua, et meie Katiga selles mõttes oleme üsna vastandlikud, et mina olen üsna pikka kasvu ja sina oled pigem lühikest kasvu, kui niimoodi keskmist kasvu arvesse võtta, on ju. Et see on ju ka elu ikkagi kujundanud. Ja see ongi nagu naljakas, et mina olen selles kehas elanud terve oma eluaja ja ma ei taju, et ma oleks kuidagi väga pikk. Aga mingites situatsioonides see ikkagi kuidagi tuleb välja. Et näiteks keegi teine vaatab mulle väga alt üles ja ütleb, et kuule, mul jääb kael kangeks, kui sa nii kõrgel seal oled. Kuidas ilm täna on? Jah. Et siis see ongi nagu see, et ma tajun, et okei, et sellel on ju ka mingisugune mõõde minu mõjule. Et see, et minu pikkus lihtsalt, et ma võin tunduda kellegi näiteks natuke hirmutav, et ma kuidagi ülevalt poolt räägin ja kõmistan talle seal. Ja sellepärast ma olen hakanud seda rohkem tähele panema ja ikkagi püüan inimesega nii-öelda samale kõrguse tasemele siis tulla, kui ma temaga vestlen, et kui ta istub, siis ma kas ka istun või kükitan, et meil oleks kuidagi selline ühtne baas, nagu millest me lähtume, et ei oleks nii, et ma domineerin lihtsalt tema üle. Ja loomulikult, kui näiteks on mingisugune koolitus või töötuba, mida ma läbi viin ja on tarvis kuidagi inimesi püsti saada, siis ma saan oma pikkust väga hästi ära kasutada. Ma tõusengi püsti, kõik näevad, et ma olen püsti, löön käed kokku, ütlen, hakkame tegutsema, siis on kohe aru saada, et on vaja midagi teha. Et siis ei ole nagu see, et ma jään nähtamatuks. Et
ma ütleks nii, et ma olen õppinud seda pikkust niimoodi enda hüvanguks kasutama. Et kuidas sul enda pikkusega lood on? Mina, olles kogu elu lühike olnud, siis vahepeal on tunne, et võiks olla pikem. Ja väljaõppes, siin supervisiooni coachingu väljaõppes oli meil üks harjutus, kus ma tõin seda et ma olen lühike, tõin seda nagu negatiivse poolen välja. Ja seal oli nii tore, siis teised pidid nägema positiivset selles minu negatiivses. Ja üks meie kursaõde ütles, mis asja? Ma pole üldse tähele pannud, et sa lühik oled. Minu arust, kui sa tuled ruumi sisse, siis nagu päike tuleks. Ja see on ka näide sellest isiklikust võimust, et kuidas inimesed sind tajuvad. Et see oli üks väga hea näide. Ja, et siin lihtsalt subtiitrid praegu tulevad, on ju, et põhimõtteliselt mida siis Kati oli suutnud oma sellise isikliku võimu nutika kasutamisega, ta oli suutnud oma selle nii-öelda negatiivse külje tegelikult panna täitsa varjule, nii et inimesed seda üldse ei märka, ja nad märkasid hoopiski mingit muud isiklikku mõju, mis oluliselt domineeris selle nii nimetatud puudujäägi üle. Ehk et teistel ei tekkinud üldse nagu küsimustki, et see on üldse mingi teema. Just. Ja vaata, Kati, kui sa alguses mainisid see hääle aspekti, siis see on see, millega ma oma elus olen üksjagu tööd teinud ja tänu sellele ka siia jõudnud. See, et ma julgen nüüd salvestada oma häält sellisel viisil ja pärast seda ka kuulata. Et see näide on sellest, et kui ma läksin häälekoolitusele, siis häälekoolitus koosnes põhimõtteliselt 2 sellisest osast, üks oli algajatele, teine edasijõudnutele. Ja kui see algajate osa oli läbi saanud, siis me läksime lihtsalt selle viimasel õhtul koos istuma. Ja siis istusime seal lauas ja siis teised osalejad nagu meenutasid, et kuidas seal alguses ikka oli ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel keegi ütles nagu minule suunatuna, et tead, et kui sa alguses esimest korda oma suu lahti tegid, siis mitte keegi ei kuulnud seda, mis sa rääkisid, sest sa lihtsalt ei kostnud ruumis mitte kuskile. Aga nüüd, kui sa räägid, siis see lihtsalt ruum nagu kajab sellest ja kõik on nagu üliselgelt ja puhtalt kuulda. Ja tegelikult see oli minu jaoks see hetk, kus ma saingi aru, et mu hääl on ikka totaalselt muutunud ja ta on muutunud selliseks, nagu ta praegu on, et mis ongi selline kõlav, kostev, julge ja seda on hea kuulata. Ja tänu sellele ma isiklikult küll tunnen, et selline mõju mu elus on ikka märkimisväärselt kasvanud. Et peale seda ma olen ikka põhimõtteliselt kõik esinemise kutsed, mis vähegi on tulnud, ma olen vastu võtnud, kui keegi pole kutsunud, ma olen ise esinema läinud või korraldanud endale mingi esinemise. Et see ongi see, et minu mõju tänu sellele on kasvanud, et ma usaldan oma häält. Sest varasemalt oli näiteks see situatsioon, kui keegi mu käest midagi küsis või näiteks poemüüja mulle tere ütles, ma kunagi tean, kas mul tuleb hääl välja või mitte. Vahest tuli lihtsalt see, et siis ma pidin kõigepealt korralikult köhatama, et üldse midagi öelda. Aga nüüd on, ütleme nii, et 99,9% kordadest on see, et mu hääl tuleb alati puhtana välja, et ei ole mingisugust sellist kahtlust või kõhklust nagu selles osas. Ja see on mulle isiklikult andnud ikka väga palju juurde sellises enesekindluses ja ma ütleks sellises mõjus nagu maailmale. Ja tänu sellele ma saan oma mõtteid ju ka igale poole laiali paisata, et ma julgen oma häält kasutada. Ja. Ma tooks siia juurde veel ühe sellise näite võib-olla organisatsioonide ja juhtimise valdkonnast, et lihtsalt kui sa, ja see on võib-olla natuke nagu teise nurga alt, aga lihtsalt kuidagi väga tahab minu seest välja tulla, et kui sa juhina oma ka häält kasutad, siis tegelikult on hästi oluline ka märgata seda, et mis olukordadesse, kuidas seda kasutad. Et tõesti, et kui me panemegi sinu näiteks mingisuguse suure osakonna juhiks näiteks, kindlasti on see väga kasulik, et ennast ka koosolekutel kuuldavaks ja nähtavaks teha, aga teisipidi jällegi, kui sa nüüd tahaksid sellist olukorda tekitada, kus nemad oma mõtteid avavad, eks ju, siis kuidas ennast nagu targu hoida nii, et siis mitte olla liiga vali ja et seda pehmust ka tuua, et see on selline mäng polaarsustega, et kui sul on mingi hästi suure jõuga tööriist, et siis tegelikult selline tark kasutamine eeldab selle tasakaalu leidmist, et ka osata selle polaarsusega mängida vajadusel, et sa ei domineeriks nagu kogu aeg kõigis olukordades, eks ju.
ja ma tahaks enda näidet ka tuua korraks, et töötades inimestega superviisori ja coach'ina, siis ma olen saanud päris palju tagasisidet selles just, et minu hääl ja see, kuidas ma räägin, loob usaldusväärsust. Et loob neile turvatunneti inimestele, kellega ma töötan. Ja see on selgelt isiklik mõju. Ja ka rollis, mida ma siis kasutan. Jaa, et minu samamoodi, et mina kasutan erinevaid tonaalsusi ja sellist nagu ka sellist madalamat pehmust ja võib-olla aeglast kõnet vahepeal ja mingis olukorras jällegi sellist nagu kõrgendatud tooni ja nüüd hakkame minema. Et seda sama, mis Karl ütles, et nüüd tõusen püsti ja nii, lähme nüüd, on ju, et ja kohe nagu energia muutub, eks ju, ruumis ja kohe inimesed mõistavad seda hoopis teistmoodi. Ehk et see isiklik võim on hästi palju seotud sellega, et milline sa välja näed, kuidas sa käitud, kuidas sa reageerid, mis sinu seest nii-öelda välja tuleb nii sõnadena kui helina ja kogu see maailm, et mis aksessuaare sa kannad, mis autoga sa sõidad või ei sõida ja see on tegelikult sinu enda kujundada ja otsustada, et mis sa tahad, et mis need sõnumid on. Et siin ei ole kuidagi sellist õiget vastust, et sa pead just nii tegema. Jaa, aga fakt on see, et nendel atribuutidel on mingi kuvand, mingi tähendus, mingid pildid hakkavad jooksma, mingisugused lood hakkavad mängima, on ju, et selle kõigel on nagu mõju, et mulle tuleb lihtsalt jälle tuli üks mõte või vana meenutus tuli meelde, et kunagi ühes vahvas õppeasutuses õppides, mida ma siinkohal ei nimeta, meie õppeasutuse juhil oli punane sportauto. Jätan margiga mainimata targu, on ju. Mitte väga vaikne ristapuu. Kõik kuulsid, kui ta tuli, kui see juhtus laengute ajal. Ja selles mõttes, et selle kohta oli kõigil nagu mingi arvamus. Selles mõttes, et ja enamasti see ei olnud selles mõttes ikkagi positiivne, vaid see oli pigem nagu nöökav ja nagu selline nagu natuke nagu, mitte halvaks panev on võib-olla palju öelda, aga selline nagu natuke selline, et jah, on ju. Et igal valikul on nagu mingi mõõde veel, et see ei tähenda seda, et neid valikuid ei võiks teha, muidugi võibki ja minu meelest elus võikski nagu hullata ja teha neid valikuid, mis tunduvad nagu ägedad, on ju. Aga lihtsalt, et sellel on ka mingi mõju ja inimesed sellest päriselt räägivad ja kui sa ikkagi teatud viisil välja näed või teatud atribuutikat kasutad, siis teised märkavad. Ja siis on see, et kui palju ma tahan olla märgatud või kui palju see mu sisemine väljendus, et me oleme sellest ühes varasemas saates ka rääkinud, eks ju, et see ise enda moodi elamine, eks ju, ja selle oma sisemise hääle kuulamine vist oli meil teemaks toona, on ju. Ja. Just. Ja mulle lihtsalt meenus üks analoogne näide, et tihti, kui mõni naine mainib, et ta näiteks talle meeldib motomatkamine või üldse mootorratastega sõitmine, siis ma näen, kuidas mehed nagu elevusse lähevad kohe sellest, siis see naine muutub kuidagi järsku jube huvitavaks. Et sellel on tohutu mõju, et kui naistele meeldivad mingid sellised asjad, mis üldiselt ei meeldi ja mis üldiselt peetakse, et on mingi meestevärk, on ju, et siis on nagu see, et et sinuga kohe saab pikemalt rääkida nüüd. Et olen ka märganud tõesti seda, et see aitab nagu selle inimese mitmeplaanilisust esile tuua, et kui räägitakse ka nendest asjadest, mida võib-olla muidu näiteks töö kontekstis ei räägita. Aga selle isikliku võimuga on hästi tihedalt seotud ju rollivõim, et mis on see 4. ja viimane punkt meil siin. Ja sa ütlesid hästi selle kohta. Mäletad sa, mis sa ütlesid? Ma ei mäleta, mis ma ütlesin, aga ma ei tea, ma praegu mõtlen, et isikliku võimu sa võtad oma rolli kaasa ja roll on üks äge asi, selles mõttes äge asi, et rolle saab võtta. Rolle saab selles mõttes nagu ise aktiivselt võtta, aga seda saab ka võtta nii, et keegi nagu pakub ja siis sa võtad selle vastu. Ja siis rolli saab panna, et ja rolle saab nagu ka nagu peale määrida. Praegu mul tuli nagu selle eelmisele selle auto näitega, et jällegi, et kui keegi mingisugust atribuutikat kasutab, siis me tegelikult nagu määrime talle ka mingi rolli peale, et järelikult selline on ju või tollene. Aga siin selles kontekstis me tegelikult ikkagi mõtleme sellist mingisugust funktsiooni, eks ju. Ja olgu ta siis ma ei tea, perekondlik funktsioon, näiteks ma ei tea, ema roll või isa roll või õpetaja roll või
eks ju, mingi selline tööalane roll. Et need võivad olla ka erinevad. Ja väga oluline roll on ju juhil, inimeste juhil. Et see, kuidas tema oma võimu kasutab, siis oma meeskonna liikmete peal ja nüüd väljapoole siis ka teised juhid seal organisatsioonis ja siis tema kõrgemal siis olev juht, et tema enda juht. Et seal on väga mitmeid erinevaid võimu kasutamise viise või võimalusi. Et, ja kui teadlik ta on, kuidas ta kasutab erinevates kohtades oma võimu. Jah, ja tegelikult on ju vaata see aspekt ka, et sa võid ju nii-öelda sellel kolmanda tasandil ehk isikliku võimu tasandil võib-olla sa ei tunnetagi, et vajadust mingisuguse teatud võimu kasutamise järele, aga ütleme, et sa tõesti saad näiteks osakonna juhiks, siis sa saad aru, et selles rollis on sul tarvis arendada mingisugust sellist oskust, et selles rollis nii-öelda enese kehtestamine toimiks. Et võib-olla sa muidu oled natuke tagasihoidlikum ja kodus ja võib-olla eraelus muidu üldiselt on see täiesti okei, aga näiteks selles rollis oodatakse midagi muud ja sul on tarvis just arvestada sellega, et selles rollis, et sa saaksid oma võimu maksimaalselt hästi kasutada, sa pead lihtsalt mingit külge endast nii-öelda võimendama siis. Ja nagu sa ennist ka ütlesid, et vahest pead ka midagi tagasi tõmbama, et tooma teistele inimestele natuke rohkem ruumi juurde, et mitte neist liiga üle sõitma oma teemade ja võib-olla häälekõvadusega. Ja vaat siin ongi selline, et millist sorti sellist tähelepanu sa tegelikult vajad selleks, et ennast muidugi ühelt poolt ennast hästi tunda, sellepärast see on see isiklik pool, eks ju, et ma tahan ennast kuidagi selles rollis tunda niimoodi tugevana ja maandununa, on ju. Aga ka, et kui vali ma pean siis olema oma tegudes ja oma valikutes ja oma aksessuaarides, et olla selles rollis usutav ja mõnes riigis või mõnes rollis on ju ka nii, et tegelikult need, kes on nii-öelda kõige rikkamad, need ei sõida kõige kallima autoga, on ju. Et lihtsalt näide või et see on hästi nagu subjektiivne ühelt poolt, et kuidas sa ise ennast tunned ja mida sa vajad selleks, et ennast hästi tunda ja teiselt poolt ka hästi sellises tavades ka nagu kinni. Ja väga palju on ju selliseid olukordi, et spetsialist saab juhiks, pakutakse juhi kohta. Ja tihtipeale on niimoodi, et ta ei saa mitte mingit juhtimiskoolitust ja ta peab lihtsalt ise hakkama saama ja eriti veel, kui need tema meeskond on siis tema endised töökaaslased, on päris keeruline. Et kuidas siis sellest ühest rollist, sellest spetsialisti rollist jõuda sellesse juhi rolli ja olla siis selline hea juht oma endistele siis meeskonnakaaslastele. Sest seal nendes rollides on ikkagi täiesti erinevad ootused, täiesti erinev viis mõelda ja tegutseda, täiesti teistsugused oskused ja see ei ole nii, et heast spetsialistist saab väga hea juht, on ju. Et ma arvan, et seda on vist igaüks kogenud, on ju. Jah, et juhiks on ikkagi vaja kasvada. See on teekond. Ja tõesti, et vaata, mis seda sellist ebaühtlust seal tekitab, ongi ju see, et kui keegi nii-öelda meie hulgast saab siis selle rolli võimu, siis ega need inimesed ei ole harjunud sellega, et tema, kes ta on meie selline nii-öelda igapäevane jutupartner olnud, järsku hakkab meile ütlema midagi, et mis me nüüd tegema peame. Ja kuidagi, et me peame nüüd oma pilgud tema poole suunama. Et see vajabki harjumist ja ümberkujundamist ja hästi oluline osa on just sellele inimesele endal ka, et kes selle rolli on saanud, et ta aitab võimalikult kiiresti ja valutult selle protsessi ära teha, et temast saaks nii-öelda formaalses mõttes ka juht. Ja see keerukus on nagu selle koha peal, et kui sa oma isiklikku võimu saad tõesti nii-öelda harjutada terve elu, eks ju, väikeste juppide kaupa. No vaatan, kuidas mõjuvad natuke kõrgemad kontsad. Vaatan, kuidas mõjub, ma ei tea, punane mantel on ju. No vaatan, kuidas mõjub, kui ma täna teen, ma ei tea, juuksed lahti või panen krunni või saate aru, midagi sellist on ju, sellised igapäevased väikesed asjad, muudan, vaatan, mis saab. Siis selle rollivõimuga on ju see trikk, et selle sa saad lihtsalt nagu portfell pannakse sulle laua peale mõnes mõttes või ise võtad, eks ju, kuidas iganes see siis nagu on ju. Aga sa saad nagu tervikpaketi
ja esimesest päevast tegelikult, mis siis, et on seal, ma ei tea, mõnel on 100 päeva ja kellel kuidas on ju, 4 kuud ja nii, aga et noh, põhimõtteliselt sa saad selle tervikpaketi ja siis vaata ise, kuidas sa hakkama saad, on ju. No ei ole nagu liiga lihtne ülesanne, on ju, sest kohe on ootused, kohe on arvamused, sellepärast, et kõik ju teavad juhist paremini, kuidas juhtida, on ju, eriti kui ta tuleb meie seast. Et kuidas sa kõige sellega nagu toime tuled, kuidas sa ise ennast siis nagu hakkad sealt samm-sammult taas looma, et tegelikult ega sulle ei anta seal nagu ülemäära palju aega. Et inimesena on terve elu kujunenud, on ju. Just. Ja kõik pilgud on sinul. Igat sammu jälgitakse. Mida sa teed? Kas sa nüüd oskad käituda õigesti selles olukorras? Ja kõigil on arvamus. Just. Ja ma arvan, et siit ongi hästi hea selline üleminek selle koha peale, et mis siis, kui võimuga on midagi valesti. Et mida see valesti üldse saab tähendada? Siin peaks võib-olla võtma selles mõttes pool sammu tagasi, et tegelikult kuidas üldse jõuda sinna, et näha, et midagi võib olla valesti, on ju. Et no ma ei tea. No Kati, mis sa arvad, kas üksi saab nagu pildi ette või? Üksi saab mingi maani uurida seda, mis on mu isiklik võim ja kuidas ma seda oma rollivõimu toon, aga tegelikult tervikpilti ilma teiste inimeste peegeldusteta ei ole võimalik saada. Sest ikkagi on pime nurgad, mida sa ise ei näe, kuidas sa mõjud teistele ja sa saad seda ainult niimoodi teada, et teised peegeldavad sulle. Ja minu meelest, kuna võimu kuidagi teema on hästi tihedalt ikkagi seotud egoga, siis me oleme siin saates korduvalt enne viisil ja teisel puudutanud seda teemat, et kuidas meil tulevad need egokaitsed nagu peale kohe, kui me tahame hakata üksinda kuidagi mingi teema kallal pusima, tundub huvitav, et hakkan siin kuidagi eneseanalüüsi tegema. Noh, ikka need nõud seal köögis tunduvad ühtäkki nii huvitavad, on ju, et sa tegelikult ei saa nagu teatud kohtadeni lihtsalt nagu ligi. Sa võid tahta, sul võib olla plaan, aga mingid nurgad lihtsalt ei avane ja ei näita ennast ilma kas siis tõesti teiste toeta või sellise professionaalse suunamise või toetuseta, et jah, mingi maani saab. Aga see sama tunne. Ja tegelikult see läheb natuke tagasi ju sinna, kuidas me saadet alustasime, et meile inimestena tundub lihtsalt hästi loomulik see, kuidas me igapäevaselt käitume. Ja siis me ei saagi aru, et kas midagi on õigesti või valesti. Me lihtsalt teeme midagi ja me lihtsalt vaatame niimoodi, et noh, enam-vähem tundub, eks. Aga tegelikult, kui hakata siin lähemalt uurima, siis ikkagi koorub enamasti sealt midagi muud välja. Et meil tekib mingi terviklikum pilt sellest, et okei, et tegelikult ma mõjun hoopis nii või. Just. Ja kas sul on lihtsalt siit minu siuke enda mõte, mis ma olen selle võimu teema enda omaks tegemisel ka nagu läbinud siuke koht, et kas sul on tegelikult sellised inimesed, kes saavad sulle seda peegeldust kuidagi anda või kelle abiga seda tegelikult uurida, enamasti ei ole. Eriti kui sa oled juhi positsioonil, no ma ei tea, mõni julgem läheb võib-olla küsib alluva käest, et noh, kuule, ütle, kuidas ma sulle mõjun, on ju. Lao nüüd lagedale, on ju. Noh, ma ei tea, kas sul tekib kohe siuke tunne, et hakkaks kohe laduma, on ju. Noh, et võib-olla sa midagi ütled, aga noh, see väga sõltub, mis see suhe on, et see peab mingi ülihea suhe olema nagu. Et kui mina kujutlen ennast nagu nendesse olukordadesse, kus ma olen olnud mis iganes töises rollis, jah, on mõnikord sellised olukorrad, kus sa saad seda küsida, aga enamasti ikkagi ei saa. Ja need võib-olla sellised mitte nii hea koha peal olevad suhted, kus tegelikult oleks vaja seda peegeldust hädasti saada, no sealt sa ei lähe küsima seda ju ka, on ju. Seal oleks just vaja kedagi, kes on kuidagi ka siis kogenud seda või kõrvalt näinud ja kes saab siis öelda, et noh, päris ausalt öeldes siis tegelikult siin ma nägin nagu seda ja seda, on ju. Ja see ongi tihti probleem, et juhid ei saa peegeldust ja seega nad ei saa teada, kuidas nende käitumine mõjub. Just. Ja juhivad tükk aega ja inimesed muutuvad rahulolematuks, hakkavad protestima, kuidagi näitama oma sellist ebamugavust, muutuvad kiuslikuks ja hakkavad taga rääkima ja kuidagi hakkavad mingid imelikud dünaamikat nagu tekkima ja juht muutub võib-olla veel jäigemaks sellest, on ju. Veel rohkem üritab nagu kehtestada, sest ta näeb, et see võim hakkab nagu käest ära libisema, on ju. Et ja, igasuguseid huvitavaid asju
võib hakata siis juhtuma, kui võimuga midagi valesti. Mul tuli üks isiklik näide meelde, et kui ma ise sain esimest korda spetsialistist juhiks, siis minul vedas, minu juht saatis mind juhtimiskoolitusele. Ja kui ma sealt koolituselt tulin, see oli hästi kasulik ja kui ma sealt koolituselt tulin ja siis tööl olin mõned päevad seal tegutsenud, siis minu juht ütles mulle, sul on hoopis teistsugune hoiak pärast seda koolitust. Nii et mina sain nagu tagasiteed kohe, et see oli väga tore. Nii et mõjutas kohe isikliku võimu atribuute ka, on ju? Mitte ainult seda, kuidas sa rollis oled. Äge. Jaa, proovime siis jõuda selleni, et mis siis saab, kui midagi võimuga valesti läheb. Et võimu puhul saabki siis ju eristada seda, et ülekasutuse juhte ja alakasutuse juhte. Ja lihtsalt halba koostööd. Jah, see on selline 3. variant. Aga ma arvan, et see ülekasutus on võib-olla selline, mida kuulajatel, vaatajatel on ka lihtsam kohe enda peas mingi näiteid tuua, sest see on lihtsalt nii levinud asi ja seda on hästi lihtne kuidagi märgata nii, ma ütleks, teiste puhul kindlasti ja vahest ka enda puhul, kui sa oled juba natuke eneseteadlikum. Aga et millised on siis näiteks mõned näited, et kui ma oma võimu üle kasutan? No organisatsioonis võib näiteks olla niimoodi, et sul on erinevad osakonnad ja siis osakonna juhataja tahab minna otsustama teise osakonna asju, kuigi see ei ole tema üldse võimu piirides neid otsuseid teha. Ja siis kutsub ennast näiteks sinna koosolekule. Jah, ja läheb sinna otsustama. Või siis näiteks sarnasest olukorrast selline näide, et ta võib-olla läheb otsustama oma töötajate eest mingeid asju, mille pädevus on nendel. Ja. Ehk et ta läheb siis sinna allapoole neid asju korraldama ülemäära, eks. Ja see ongi tihtipeale, kui spetsialistist juhiks saab see alguse aeg on see, kus on nii raske sellest ühest rollist teise minna. Siis tahaks kõike seda ise kättpidi reguleerida. Sa tahad tulemusi kontrollida, sa tahad endiselt need tulemused oleks väga head, ainult et nüüd on see probleem, et nüüd sa ei vastuta mitte ainult oma tulemuste eest, vaid nüüd on sul veel mingisugune hulk tüüpe seal, kes nagu tegelikult peaks kõik selle töö nagu ära tegema ja sina peaks hoopis nagu teisi asju tegema. Just. Ja tegelikult vaata, see sama kehtib ka koduses elus, et nii laste kasvatamisel kui ka paari suhtes, et seal on võimalik ka väga oma võimu üle kasutada. Et kõige räigem selline võimu üle kasutamine on füüsiline vägivald, eks, aga ka verbaalne vägivald. Ja üldse vanemluse puhul ka, mida nimetatakse selleks helikoptervanemluseks, et vanem justkui hõljub kogu aeg oma lapse kohal ja kõike püüab kontrollida ja hallata, et mis selle lapse elus toimub siis. Et see on samamoodi selline ülekasutamise juht, et seal on samamoodi ju tarvis aja jooksul ennast tagasi tõmmata, mida suuremaks see laps kasvab. Ja tegelikult see annab vanemale hoopis võimu juurde, kui ta seal teismeas rohkem distantsile tõmbab, sellepärast, et siis ei teki seal lapsel sellist peale surumise tunnet ja ta on palju usaldavam. Ja see tähendab seda, et kui tema usaldab vanemat, siis vanemal on tegelikult võimu ja mõju selles osas, mida ta ütleb ja teeb. Sest vanem siis ei kompromiteeri nagu oma võimu, eks ju, sellega, et ta teeb ennast nagu maha tegelikult oma lapse jaoks, eks. Jah, sest teismees on hästi tundlikud võimu osas just, et nad kohe panevad sulle näpuga, suskavad, et kuule nüüd, jälle sa tulid oma asjaga siia. Ja me kõik naerame, sest meil on igapäevane elu. Teame väga hästi. Aga see ülekasutus on võib-olla kuidagi midagi, mille tunneb ära nagu kergemini, aga alakasutus on veel põnevam. Ja see on nagu nii trigikas ja see on nagu siuke maiuspala, ma ütleksin nagu uurimiseks. Et alakasutus on siis see, kui inimene ei võta tegelikult täit võimu selles rollis, mida talt oodatakse, et piltlikult öeldes, et juhilt oodatakse, et ta täidaks nagu selle laua siin ära oma asjadega, eks ole, aga ta siin nurga peal ainult nökkerdab, on ju, teeb ainult mingit osa või enamuses nagu täidab, aga mingi nurk on nagu täitmata. Et mis siis juhtub? Siis läheb põnevaks. Jaa. Siis kui juht ei täida oma rolli piisavalt, siis tegelikult see loodus tühja kohta ei salli, siis hakkavad seda rolli teised võtma. Siis võtavad kas meeskonnaliikmed sealt seda rolli natuke või mõni teine juht tulla nagu, et ta ei tee neid asju, äkki tahan mina hoopis neid teha. Et siis seda hakatakse täitma teiste poolt.
just, et siis tekib selline mitteformaalne liider või mitu ja ega see ei jää nagu kellelgi märkamata. Et kõik märkavad seda ja mis siis on, et siis on, tegelikult see on nagu selline võimuvõitluse olukord, et keegi justkui tõuseb siis selle juhi positsiooni kõrvale nagu konkurendiks mõnes mõttes, eks ju, ja kuhu poole siis see meeskond peaks enda silmad seadma, et kas nüüd selle nagu päris juhi poole või nüüd selle mitteformaalse liidri poole, et kuhu ma siis vaatan, ja see tekitab väga palju segadust, väga palju pingeid ja tegelikult sellel inimesel, kes seda puudu olevat osa siis täitma hakkab, tegelikult see on liiga suur koorem talle ka. Ja taaskord, et teisest süsteemist näide tuua, et koduses elus saab see samamoodi juhtuda, et kui näiteks lapsevanem on ise oma mingite probleemidega hõivatud, olgu see, ma ei tea, kas mingi vaimse tervise teema, võib-olla tal on lahutuskäsil, võib-olla tal on mingi sõltuvus, siis see ju tähendab seda, et tema ei täida oma kui vanema rolli üldiselt, vähemasti mitte selles mahus, mis nagu nii-öelda muidu võiks ette nähtud olla, ja kohe automaatselt hakkab laps või vähemasti üks lastest üle võtma selle vanema rolli ja selle kodust elu mõjutama ja korraldama mingil viisil. Ja see tavaliselt ei ole selline viis, et asjad lähevad paremaks. See üldiselt tähendab seda, et elu läheb palju keerulisemaks seal kodus. Sellepärast, et laps ei pea täitma vanema rolli, et vanem on alati see, kes vastutab selle koduse toimimise eest ja laps peab saama olema laps. Ja paari suhtes samamoodi, et kui see dünaamika läheb väga paigast ära, et üks ainult juhib kogu seda elu ja teine ei saa üldse midagi otsustada, siis ongi see, et see inimene, kellel on selle võimu hästi palju käes, ühel hetkel muutub ka kärsituks, et mis sul viga on, et miks sa midagi otsusta. Ja siis, kui teine püüab midagi otsustada, siis see võimul oli ja saab pahaseks, et mida sa tuled nüüd siin minu asjadesse sekkuma, et samamoodi, et see kehtib kõikides süsteemides, et nii kui keegi ennast liiga tagasi tõmbab ja ei kasuta seda võimu, mis tal tegelikult käes on, siis kohe viib sellise süsteemi tasakaalu paigast ära. Just. Jaa, mul tuli ka mingi 3 paarisuhte näidet, ärme siis sinna täna lähe, on ju. Et aga jaa, et ja mis on veel huvitav näide sellest alakasutusest, mida ma ei ole nagu võib-olla liiga palju uurinud, aga fenomenina on ta mulle tegelikult tuttav ka, et kui oletame juht nüüd alakasutab oma rollivõimu, siis et siia tekib mingi asendus, eks ju, et keegi nagu võtab seal ja hakkab mingit asja võib-olla ajama, aga nüüd selles osas, kus ta tegelikult seda võimu kasutab, ta võib hakata siin ületama. Ja see on hästi huvitav nagu, ehk et see võim ei püsi nagu mitte ainult selles piirides, ta ei püsi ka selles kohas, kuhu ta on nagu pandud, vaid siit hakkab mingi loks tekkima. Ja see on ka nagu hästi-hästi huvitav, ehk et tegelikult inimene justkui tõmbab tagasi, aga järgmist kohas paneb üle ja et seda ära märgata, et see on nüüd tekkinud, et see on ka päris huvitav. See on võib-olla see, et selles kohas ta tunneb ennast enesekindlalt seda võimu kasutades ja siis, kus ta tunneb enesekindlalt, seal ta tahabki rohkem kasutada. Ja sellises olukorras lihtsalt niimoodi mõttearendusena, sellises olukorras võib olla ka see, et võib-olla ei ole see roll selgelt selles organisatsioonis piiritletud. Ehk et tegelikult tal on rolli segadus. Jah, võib-olla täitsa. Aga jah, siis kui on tekkinud asendaja sinna nii-öelda katmata maale või täitmata maale, siis seda tagasi pöörata on päris raske, sest sa pead nagu kogu seltskonna põhimõtteliselt ümber häälestama. Ja süsteemsest vaatest mulle tuli veel üks näide, et kui organisatsiooni on loodud kuidagi tehislikult mingisugune roll, et näiteks mingi inimene, kelle, ma ei tea, ütleme, tal on mingi ajutine positsioon olnud, see on läbi saamas, aga tegelikult väga hästi on koostöö toiminud ja siis on see, et no kuule, aga me mõtleme sulle välja mingi viisi, kuidas sa siia edasi saaksid jääda. Või siis näiteks kiirustades läbi mõtlemata luuakse mingi uus roll organisatsiooni, värvatakse sinna inimene ja asjad üldse ei hakka sujuma. Et see on täpselt see sama asi, et ei ole antud tegelikult selle inimesele selle võimu ja ei ole läbi mõeldud seda, et mis siis see tema selline võimu piir saab olla ja mille eest ta saab otsustada. Ja kui talle antakse selline hägus roll, siis kokkuvõttes tema tööpäevad on täidetud lihtsalt nende küsimustega, mida sa ikkagi täpsemalt teed ja kuidas see kõik nüüd siin kokku mängib. Ja võtta, see ei ole üldse väärikas ka, on ju? Tegelikult selles mõttes me ei taha keegi teha mingit rolli või täita mingit rolli lihtsalt rolli pärast, on ju? Et see tuleb parem või hiljem kuidagi
saab kõigile selgeks, et tegelikult see on mingi tühja koha täitmine. Ja isegi siis, kui selle eest makstakse head palka, no seda hullem ma ütleks. Siis inimesel endal, kes seda rolli siis üritab täita, tal ikkagi hakkab ebamugav selles. No ma ütlengi, et miks ma nalja viskasin, et seda ebamugavam, et kui see on veel mingi väike palk, et siis seda jaksab nagu kauem vastu võtta, aga kui sa saad veel selle eest nagu ikkagi viisakat tasu, siis on küll nagu see, et midagi on ikkagi totaalselt nagu valesti, et see süsteem ei ole tasakaalus, see andmine saamine ei ole tasakaalus. Just, ja siis on täiesti kindel, et ühel hetkel saab läbi emma kumma ajendatult. Ja. Küsimus on ainult, kui kaua seda agooniat suudetakse taluda mõlemalt poolt. Ja, et võiks öelda, et mida kiiremini see läbi saab, seda parem. Tead, siin lõpuosas võikski siis jõuda nüüd sellesse kohta, et algust te rääkisite sellest, et teil on tulemas selline pikem programm, et kus te aitate siis inimestel võimuteemasid uurida, et käiks siis need sellised klassikalised kohad üle, et kellele see on mõeldud, millal see toimub ja nii edasi, et kõik see oluline info oleks nii-öelda välja siis paisatud. Ma natuke vastan kaugemalt. No ma nii. ei oska lähedalt kohe vastata. et ma alustan võib-olla sealt, et me oleme teinud varem selline isegi mingi tund, sellise hästi kompaktse versiooni, siis me oleme teinud mingi 3-tunnist asja ja nüüd me oleme mõelnud, et et meil on nagu nii palju seda sisu, mida me tahaks kuidagi koos inimestega läbi töötada ja et kõik saaks nagu selle võrra rikkamaks, et nüüd me tahame teha 4 3-tunnist kohtumist, kus iga kohtumine keskendub siis natuke mingile järgmisele aspektile. Et kus me oleme seda nimetanud juhi rollivõim, ehk et keda me siis ootame, juhte. Juhte, jaa. Milliseid juhte me ootame? Inimeste juhte. Ja neid, kes siis otse või kaude omavad võimu inimeste üle, eks ju. Ja nii uusi kui vanu juhte, ka neid, kes on kuidagi selles protsessis, et nüüd kohe juhiks saada, et see võiks ka olla asjakohane. Ja kui pealkiri on rollivõim, siis tegelikult on see põimitud siis ka isikliku võimuga, sest sellest ei saa üle ega ümber, see inimene tuleb sinna rolli iseendana. Lihtsalt tundus selline võib-olla tabavam seda sõnastada rollivõimuna. Ja me teeme seda Avang-keskuses Tallinnas. See on siis Telliskivis. Ja Avang-coaching-keskus. Kontaktkohtumistena. Nii et kõik 4 on kontaktis. Mis veel? Algab 10. aprillil. Ja kestab 3 kuu jooksul on siis 4 kohtumist. Just. Ja mis veel? Rohkem infot ja registreerimine? Jah, et selle lingi siis paneme kas siis Spotify kirjeldusse või siis YouTube'i kirjeldusse, et see on igal juhul seal olemas. Ja avang.ee lehelt leiab ka, kui sa oled kärsitu ja ei viitsi kerida allapoole. Aga võib-olla te siia natuke veel oma senise kogemuse pealt toote mõne näite, et kuidas see on olnud inimestele kasulik, et kes on käinud seal teie töötoas, et mis nad siis saanud sealt on? Minu kõige viimasem näide on see, et ma seda võimu teemat käsitlesin järelevalveametnike täiendkoolitusel. Ja seal ma palusingi kirjalikku tagasisidet ja sain väga palju tagasisidet, kus ongi, et see oli väga kasulik, sellest üldse ei räägita sellest võimu teemast, et ametnikuna mul on väga oluline teada seda oma võimukasutust ja ka lausa sellist tagasisidet, et nüüd ma sain aru, et mul on tegelikult palju rohkem võimu, kui mulle üritatakse selgeks teha. Et seega see teadlikkus kasvas selle 3 tunni jooksul ikkagi inimestes palju. Ja ma lihtsalt kuulen, et läbi selle tõenäoliselt ka selline pühendumus ja motiveeritus oma tööd teha. Sest et kui ma tunnen, et mu tööl on päriselt mingi mõju, mul on selle võimu oma tööd hästi teha, et siis loomulikult ma tahan selle hästi teha ju. Ja see on nii huvitav ja, et ka üks selline lause, mille ma üles noppisin, oli sama, kuigi see oli teises kontekstis, et meil on nii palju rohkem seda võimu, kui me arvame, et meil on, et kuidagi see teadlikuks saamine, et et mul on siin korvis veel mingeid ägedaid avastamata asju, mida ma üldse ei teadnud, et see on nagu mingi varanduse laegas, mille ma olen saanud avada, ja et mida üks inimene veel on öelnud, et see oli tõesti võimalus nagu seda teemat palju selgemaks mõelda, et
kohe maailm avardus, pilt läks nagu selgemaks, uusi teadmisi tuli ka juurde, et see on võib-olla lühidalt. Jaa, ehk et siis niimoodi hästi kokkuvõtvalt te ootate juhte, olgu nad siis tippjuhid, keskastme juhid, alles alustavad juhid, kas vanad kalad, uued kalad, keskmised kalad, kõik on oodatud, kes siis tahavad päriselt oma sellist eneseteadlikkust kasvatada just selles osas, et kuidas nad mõjuvad seal oma rollis ja mis selline isiklik pagas seal kaasas on, mis paratamatult on ju alati kaasas, nagu me täna oleme rääkinud. Ja et siis 10. aprillist. 10. aprillist alustame, jah. Just, ja siis päris elu kohtumised ja siis kogu lisainfo leiab siis selle lingilt, mis on siis kirjelduses. Ja ma tean, et tegelikult pikas plaanis, kes võib-olla praegu mõtleb, et see on liiga vara või et päriselt aprillis ja lähikuudel ei sobi, et siis tegelikult teilt saab ju sellise nii-öelda rätsepa ülikonna ka tellida. Absoluutselt, et me oleme valmis neid rätsepa ülikondi tegema erinevas mõõdus vastavalt vajadusele ja see võiks olla tegelikult päris huvitav töötuba sellistele organisatsioonidele, kus tõesti on neid mitmeid juhte, kes võiksid koos seda teemat uurida, et see saaks olla selline ühine juhtimise ja sellise võib-olla juhtimiskultuuri mõtestamine isegi tegelikult nagu selles konkreetses organisatsioonis, et kindlasti kui sa praegu seda kuuled ja mõtled, et sina saad mõjutada seda, milliseid võib-olla selliseid arenguprogramme sinu ettevõttes juhtidele tellitakse, siis kirjuta meile ka, paneme pead kokku ja teeme midagi ägedat. No väga lahe. Aga siis, mis me tänase saate kokkuvõtteks võiksime öelda, on see, et ma loodan, et see teema nii-öelda mis me suutsime sõnastada, et see aitab natukene valgust tuua siia võimu temaatikasse, et see muutus kuidagi mõistetavamaks ja et seal teisel pool, kes sa kuulad ja vaatad, et sul ka enda seest ikka käis rohkem või vähemal määral läbi seda, et mis on see sinu taust, mille pealt sina suhtud siis tänases päevas oma isiklikku võimu ja kuidas sa tajud teiste võimu ja selle kasutamist, et su selline eneseteadlikkus ja huvi vähemasti selle teema osas kasvas. Ja kui on selline suurem soov teha tööd selle teemaga enda puhul, siis palun. Maria ja Kati on valmis kohe toimetama. Et mis te tahaksite siia lõppu veel kajada? Ma ei tea, ma võib-olla ütleks, et sul on võimu. Ja õpi seda kasutama. No kuldsed sõnad. Igal juhul, aitäh siis kuulamast seekord ja kohtume juba järgmistes saadetes. Aitäh! Aitäh!